Ma lähen tänase sõnumi juurde. Ma olen rääkinud nüüd siin vähemalt 2 korda järjest juba üks asjast nagu läbimurdest. Et see sõna on päris huvitav. Ma mõtlen, et mul tavatujul ei tulegi ette, et kas see sõna päris piiblis ongi sedasi olemas. Otseselt seda sama sõna vist ei olegi väga palju isegi piiblis minu meelest. Aga see printsiip või see idee kui selline on ilmselgelt piiblis näha. Me näeme erinevaid inimesi, kes haarasid Jumala tõotustest kinni, tegid oma osa, et need asjad, mis Jumal on neile lubanud ja tõotanud, et need võiksid sündida. Inimesed, kes murdsid aastate pikkudest probleemidest välja. Neid on päris mitmeid. Tervenemise koha pealt meil on võib-olla tuttavad veritõbine naine. Ta kuulis Jeesusest, et issanda vägi ja võidmine on Jeesuse peal ja ta ütles, et kui ma haaran tema kuuest kinni, siis ma saan terveks. Ja ta pööras selle 12-aastase kannatuste ja allakäigu ja viletsuse perioodi üheks võiduks oma elus. Ja me võime aru saada, et see ime toimus tema jaoks ei olnud juhuslik, see ei olnud see, et Jumal lihtsalt tuli taevast tema välja valinud kui õnneliku, ta ei võitnud lotovõitu. Amen. Kas teate, ma tegin selle vahehüppe korra siin, kuigi see on hoopis teine teema. Et vahel need kristlased mängivad loteriisid või mis iganes bingolotosid või mingid sellist tüüpi asju. Kui me uurime natuke piiblit, siis me näeme seda, et asjad, mis me teeme, ei tohiks olla motiveeritud raha armastusest või iga hinna eest rahast saada tahtmisest. Nüüd inimene, kes mängib lotot või loteriid või mingisugust muud sellist tüüpi asja, mis on tema motiiv, kui ta mängib seda? Milleks ta teeb? Ta tahab saada raha. Ja mingid muid jutte seal ei ole selles mõttes. On ja? Nii et sellepärast sina kristlasena ei peaks sükest asja tegema, sest et selle asja motivatsioon ei ole õige. Ma ütlen, kas Jumal ei või mind selle kaudu õnnistada? Jumalal piiblis ei ole ühtegi kirja kohta, mis annaks sulle õigust seda uskuda, et ta selle kaudu peaksid õnnistama. Meil ei ole ühtegi kirja kohta. Me ei näe seda, et Jeesus andis Peetrusele lotovõiduga, ma ei tea, tohutu kalasaagi. Ei, Jumala sõna peale viskas ta võrgud vette ja siis sai tohutu kalasaagi. Ta toetus Jumala sõna peale. Me näeme, et Jumala sõna peale toetudes tulevad imed. Ja kui sinul on vaja raha või sul on vaja rahalist läbimurrangut või muutusi, siis loto ega loterii ei ole mitte see koht, kus sina peaksid võitu otsima. Vaid sina toetud Jumala sõnale, Jumala sõna printsiipidele ja selle kaudu Jumal annab sulle sisetuleku kasvu, annab sulle lisa juurde või õnnistab sind, mis iganes kombel seda teeb siis. Amen? Okei, see on vahemõte. Nüüd ma jooksingi oma mõtte juurest ära, aga Jumal tahab, et me võiksime kinni haarata nendest asjadest, mis ta meie jaoks on valmis pannud. Veritõbine naine nägi, Jumala sõna ütleb nii ja ütles, see on minu võimalus ja haaras sellest kinni ja sai selle ime. Ja see on seesama mentaliteet, mis peab meil olema kõigil. Me näeme, Jumal on ütelnud midagi oma sõnas ja vaatame oma elu peale, see ei ole päris nii, aga Jumal on midagi muud ütelnud ja ma otsustan, et see sünnib minu jaoks. Tee minuga koos lahti Rooma kiri. Üks tuntud lugu on siin. Rooma kirja 4. peatükk. Ja Paulus vaatab tagasi siin Vanasse testamenti ja vaatab Abrahami elu, või ütleme seda, enne kui ta sündis laps. Ja ütleb Rooma 4.17, nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Ja Jumal ütles ühe sõna Abramile. Selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale. Nõnda peab olema sinu sugu. Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud. Oli ta ju umbes 100-aastane ja et Saara lapsekod oli surnud. Ent Jumala tõotusest ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Nüüd, esiteks Jumal oli paika pannud ühe konkreetse sõna. Ta ütles Abramile, sa oled paljude rahvaste isa. Ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Ta nimetas tema nime välja Abramist Abrahamiks.
ja seesama Abraham tähendabki paljude rahvaste isa. Nüüd sel hetkel, kui Jumal nimetas tema paljude rahvaste isaks, tal ei olnud lapsi ja nagu me näeme siin kirjelduses, ka tema naine ei olnud võimeline saama lapsi. Kas sa märkad? Ta sõnastab seda siis meil siin niimoodi, et Saara lapsekoda oli surnud. Ja tema ise oli ka elatanud. Järelikult see võis olla ka mingisugune probleem. Kui loomulikult vaadata, see, mis Jumal oli ütelnud, selles ei olnud mingit loogikat. See ei ole võimalik. Kuidas on võimalik lapsi saada, kui naisele lapsekoda on surnud ja mehel ka kõik asjad ei funktsioneeri? Kuidas need lapsed peaksid sünnima? Ma arvan, et me oleme täiskasvanud inimesed, me teame, kuidas lapsi saadakse. Me ei pea hakkama sul seda seletama. Nüüd, aga midagi on siin ees. Silmadele vaadates see ei ole võimalik. Loomulikult seda asja peale vaadates seda ei saa, seda asja. Ka isegi tänasel päeval, kui nad teevad neid nii-öelda ihuväliseid viljastamisi, sellegipoolest ikkagi on vaja inimest, kes seda lõpuks kannab. Nüüd, aga seal oli lapsekoda oli surnud. Nüüd tollal ei olnud isegi selliseid asju ei tehtud nagu kehavälist viljastamist. Aga Abraham oli kuulnud Jumala käest sõna. Ma olen pannud siin paljude rahvaste isaks. Ja siin ta ütleb huvitava fraasi, mis võib-olla võib mõnele inimesele jääda nagu segaseks. Miks Jumal niimoodi räägib? Ta ütleb, nagu 17 salm ütleb, nagu ta on kirjutatud, ma olen siin pannud paljude rahvaste isaks selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. See viimane fraas on väga huvitav. Ingliskeelne tõlgib ütleb selle niimoodi, et ja räägib olematustest asjadest otse kui olevatest. Jumal nägi midagi, mis tema tahab, et mis saab sündima, mis oli tema plaanis paika pandud, mis oli tema eesmärkides paika pandud, tema tõotustes paika pandud. Abraham on paljude rahvaste isa. Ta saab lapse ja sellest tuleb üks jumalik sugu, jumala rahvas hakkab temast põlvnema ja see on vaja paika panna, see peab sündima. Ja siis Jumalal oli üks plaan, Jumal oli üks eesmärk ja ta oli öelnud, et see on nii. Aga selleks, et see ikkagi Abrahami elu jaoks sündis, oli temal vaja seda uskuda. Tal oli vaja täna seda uskuda, seda, mida Jumal oli öelnud tema kohta, mida silmad ei näinud, mida me võiksime nimetada otse kui olematu asi või selles mõttes midagi sellist, mida ei olnud näha. Ja Jumal kutsus selle esile, sellest rääkides otse kui olevast. Sina oled Abraham, sina oled paljude rahvaste isa. Seepärast öeldakse Jeesuse puhul ka või Jeesusest rääkides, ja see just Uues Testamendis on just see tsitaat pandud, et tema vermete läbi me oleme terveks saanud. Ta ütled, aga ma vaatan oma ihu peale, vaatan selle konkreetse füüsilise probleemi peale, selle haiguse peale, mis arst võib-olla on diagnoosinud, selle, mis iganes, allergia, korduvate peavalude, südameprobleemide, vererõhu probleemide, mis iganes toidu talumatuse, mida iganes asju, ma nimetan just midagi selliseid, mis on kaasajal võib-olla väga aktuaalsed vahest isegi. Inimesed ütlevad, no selline on, aga mida Jumal on selle kohta ütelnud. Aga tema vermete läbi, rääkides Jeesusest, on meile tervist tulnud. Ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Jumal, kes räägib olematutest asjadest otse kui olevastest, või ta kutsub esile neid olematuid asju, rääkides nendest otse kui olevatest. Me oleme tuttavad kindlasti Piibli alguses oleva suhteliselt alguses loomislooga, kus Piiblis öeldakse, ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja need, kes seda tõlkisid, nendel oli üks probleem, ja selleks, kui sa uurid seda tausta, tegelikult mõned tõlked isegi üritavad seda ikka siiski paremini välja tuua. Tegelikult ta ütles, kui detailne olla, ta ütles valgus ole või valgus oled, isegi võiks niimoodi isegi öelda. Jumal rääkis esile midagi, rääkis midagi olema. See on üks jumalik mõtteviis, inimesel võib olla raske aru saada, aga ta räägib millestki, mida silm ei näe, mida kõrv ei kuule, mida käega katsuda ei saa otse kui olevast asjast. Ta räägib sinu tervenemisest otse kui reaalselt olevast asjast. Ja see oli see, millest Abraham oli saanud aru. Jumal nimetas mind paljude rahvaste isaks. Ja siis ta vaatad seda lugu, kuidas ta kirjeldab seda lugu.
18 salm, ja tema uskus üle lootuse lootuses, et ta saab paljude rahvaste isalt vastavalt sõnale, nõnda peab olema sinu sugu. Nüüd, kui sa vaatad Vanasse Testamenti, see on üks huvitav lugu, ta kasutab ühte sümboolset pilti, või kahte sümboolset pilti Abrahamil. Ta ütleb, et sinu sugu saab olema nagu liiva mererannas või nagu liivateri mererannas. Nüüd see on tohutult palju. Kas sa muuseas tead, et ka meie oleme selle liivaterade seas? Isegi kui sa ei ole tänasel päeval juut. Amen? Sest me oleme usu läbi Abrahami sugu või usu läbi juudid tegelikult, kuuludes Jumala rahva hulka. Amen? Nüüd, ja teine võrdpilt, mis ta veel kasutab, Jumal ütleb talle, vaata taevasse tähti ja ürita need ära lugeda. Nüüd, kui on hästi selge ilm, ühtegi pilve ei ole ees, ja võib-olla on see augustikuu, sageli see aeg, kuidagi kõige paremini on enamasti näha meil Eestis vist. Nii ta juhtub enamasti, või tegelikult väga põnev on millegi pärast selle ajal. Ja siis on neid langevaid tähti ja igast asju ka. Aga ja kui sa üritakski, nii palju kui sa näed ära lugeda, siis sina jooksed ikka puntrasse, ma arvan. Ja kui sa oled natukene tutvunud sellega, mida ka erinevad astronoomid, mitte astroloogid, vaid astronoomid on teinud erinevaid pilte ja kuidas nad on uurinud ja kuidas nad on jõudnud sellele järeldusele, kuidas siis on need igasugused, et meie oleme ühes päikesesüsteemis ja ükseid päikesesüsteemi on veel sadade ja tuhandete ja miljonite kaupa veel olema, siis on veel nendest koosnevad omakorda päikesesüsteemide kogud ja siis iganes, see on niisugune tohutu niisugune asi, mis jookseb üle pea. Need numbrid, kui rääkida tähtedest, siis need numbrid on, nagu öeldakse, inimesele mitte loendatavad isegi. Sest meil on mitmeid asju on üritatud, nendele on üritatud nimed panna, aga paljude puhul on loobutud, on lihtsalt numbrid neile pandud. Et kui keegi jälle kuskil avastab mingi asi, mis on mingi teleskoobile nähtav, siis pannakse sellele number. Et avastati number see taevakeha või number see täht või mis iganes. Et Abrahamil kästi öelda, et nii palju saab olema sinu sugu. Ja kõige huvitavam on selle juures see veel, mida Jumal tahtis, ja need asjad oleksid tema silme ees. Seal piirkonnas liiva oli hästi palju. Ta vaatas mööda ringi, igal pool oli liiv, mis rääkis talle, Jumala sõna. Nõnda saab olema sinu sugu. Ja öisel perioodil seal on ka tegelikult ütleks sageli rohkem nii-öelda selgem taevas kui meil. Ta vaatas ülesse. Need tähed rääkisid. Nõnda saab olema sinu sugu. 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 See on Jumala tõotus. Võta sellest kinni. See on Jumala tõotus. See räägib sulle. Sellepärast on hea, kui sina hoiad ka Jumala tõotuse oma silme ees. Nõnda on Jumal ütelnud. Nõnda on Jumal öelnud oma sõnas. See on Jumala tahe minu elu jaoks. See on Jumala plaan minu elu jaoks. Amen. Kunagi aastaid tagasi, see inimene küll on tänasel päeval juba surnud, aga üks naisterahvas, kes oli, tol hetkel ta oli voodihaige, ta oli aru saanud ühest printsiibist. Ta oli kunagi terve olnud selles mõttes, et ta sai liikuda, sel hetkel ta ei saanud liikudagi isegi. Ja ta oli pannud oma koju seina peal, ütles, et mul on siin kodus seina peal pilt sellest ajast, kui ma olin kõndimas, liikusin. See on minu visioon, ma saan kõndima, saan liikuma. Jumal on hea, Jumal on helde, tahab, et sinu visioon oleks sinu silme ees. Olgu see piltlikul kujul või olgu see sõna kujul, olgu see teksti kujul, et sa hoiad seda oma silme ees. Nõnda saab olema see, mis Jumal on ütelnud. See, mis Jumal on ütelnud, see saab sündima. See sünnib, ma hoian seda oma silme ees. Amen. Kiitus Jumalale. Ja nüüd siin edasi, ma jõuan selle asja ivani, kuhu ma tahan üldse edasi jõuda. Nii, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud. Oli ta ju umbes 100-aastane ja Saara lapsekoda oli surnud. Ja siis tal oli nagu ühed teised sõnumid, mis olid tema ümber. Ta on elatanud ja tema naine ei ole võimeline lapsi saama. Ja sa märkad, ütleb tähele pannes isegi. Nüüd see ei ole isegi siin nagu viltu tõlgitud, küll selle suhtes on erinevad tõlked, erimeelsused olnud, aga ikkagi uurid tausta, siis tegelikult see oli ikkagi nii. Et ta pani tähele seda või ta nägi seda. Aga kõige selle käigus, kui ta nägi neid probleeme, neid takistusi rääkimas, ta tegi ühe teise sammu. Vaata, mis ta ütleb, see on üks lause, mis on sellega seotud. Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihus,
Esiteks, ta ei läinud usus nõdraks, kui ta nägi neid probleeme, neid takistusi, siis mis ta tegi, mis ta oli elatanud, et oli umbes 100-aastane, Saare lapsekodu oli surnud, ent Jumala tõotusest ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Niisiis, nähes probleeme, nähes neid enda ümber, ta otsustas mitte mõelda kaksipidi, see tähendab siis mitte kahelda uskmatuses, vaid ta otsustas, et ta tahab saada vägevaks usus, mismoodi, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. See on üks väga oluline element. Tema usk, selle asemel, et nähes neid probleeme, ei muutunud nõrgaks ja nõdraks. Miks? Sellepärast, et ta valis selle, et ta annab Jumalale austust, et ta teeb seda, mis ta on tõotanud, mis tema sõna on öelnud. Et ta austab Jumalat tema sõna eest, et ta on selle sõna taga, et tema sõna on tõde, et tema sõna on öelnud seda. Et ta austas jätkuvalt Jumalat. Piibel ütleb seda, meil ei ole täpselt kirjeldusi selle kohta, aga me saame aru, et ta pidi seda tegema. Jumala vaim on järelikult ilmutanud siin Paulusele selle kohta, et ta oli seda teinud, et ta tegi seda. Abraham nägi seda probleemi, ütles, mul naisele võimalik lapsi saada, aga Jumal on ütelnud, et mina olen paljude rahvaste isa. Jumal on ütelnud, et neid lapsi saab olema nagu tähti taevas, neid rahvast saab olema nagu liiva mere ääres. Ja ma annan Jumal sulle austust selle eest, et sina oled oma sõna taga ja see sünnib, mis sinu sõna on ütelnud. Ja see on jah ja amen ja ma jään selle juurde kindlaks ja ma annan sulle austust. Ta ärkas järgmisel hommikul ülesse ja ei ole last, ei ole midagi muutunud, kõik on samamoodi. Ta andis Jumalale austust. Selle eest, et Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Ta ärkas järgmisel hommikul ülesse ja midagi ei olnud muutunud. Isegi siis, kui see laps oli juba tulemus, ka sel hetkel seda ei ole ju kohe näha. Vaata siin. Ja see võttis mingi aja isegi aega, aga ta jäi kindlaks selle juurde. Ta jäi selle juurde kindlaks. Amen. Et see, mis Jumal on öelnud, ta on vägev seda tegema. Ja mismoodi ma usk sai tugevaks, ta andis Jumalale austust. Ta andis Jumalale austust. See on üks väga oluline element ja see on see, millega ma täna tegelengi. See, et me peame andma Jumalale austust keset probleeme, keset vastuseisu, keset seda, kui olukorrad räägivad teistmoodi, kui situatsioonid räägivad teistmoodi. Me anname ikka Jumalale austust, et Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Et tema on sinu tervendaja, et tema on sinu varustaja, tema on see, kes on ju sisse Jumala armastuse pannud, tema on see, kes on andnud sulle lahenduse, tema on see, kes on andnud sulle läbimurrangu ja sa annad Jumalale austust keset probleeme neid nähes, neist kuuldes, neid silmaga iga päev kohates, sa annad ikkagi Jumalale austust, et Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Kiitus Jumalale, tõstad oma käed, kui vaja. Ja kui sa ei saa seda otseselt teha, et sa ei pea kõike ära ehmatama seal paigats, kus on iganes, aga iganes, kus on sul võimalus, tõsta oma käed ja ütle, isa, ma tänan sind selle lahenduse eest, ma tänan sind selle muutuse eest, ma tänan sind selle läbimurrangu eest, et see on mul olemas. Ma ei näe, ma ei tunne seda ja seda ei ole kuskil maitsta, aga sinu sõnas on see kirjas, et see on nii. Sul on vaja seda sõna, sul on vaja seda arusaamist, mida sõna on ütelnud selle asja kohta. Et sa võid sellest sõnast kinni hoida ja öelda jah ja amen, nagu sõna on ütelnud, Jumal on minu varustaja. Jeesus sai vaeseks minu eest, et mina saaksin rikkaks. Armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas ja terve, nii nagu sinu hingelgi lugu on hea. Amen. See on 3. Johannese kiri alguses. Armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas ja terve. Tänu Jumal. Jumal tahab, et sa oleksid olla jõukas. Eesti keelde on tõlgitud ta küll, et su käsi hästi käiks, aga see on see, millest ta räägib tegelikult. Kiitus Jumalale. Jumal tahab, et sa oleksid. Sinu suu räägib seda. Sinu silmad ei näe seda, aga sinu suu räägib seda. Sinu huuled räägivad seda ja sa annad Jumal selle eest austust selle eest, mida sa veel ei näe. Ja sellisel viisil, nagu Jumalgi seda tegi, sina kutsud esile olematuid asju. Sa kutsud esile, need sünnivad, need saavad reaalsuseks. Nagu veritõbine naine ütles, kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, siis ma saan terveks. Kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, siis ma saan terveks. Tema sõnad rääkisid seda imet olema. Amen. See andis võimaluse Jumalal selle ime teha. Sest et ta ütles lõpuks, naine, sinu usk on sind aidanud, sinu usk on sind terveks teinud.
Kui see ime oli sündinud, siis Jeesus andis selle hinnangul, sinu usk on sind aidanud, sinu usk aitab sind samamoodi, sinu usk toob sulle läbimurrangu, sinu usk toob sulle muudatused, sinu usk toob sulle tervenemise, sinu usk toob sulle taevase varustuse, sinu usk on võimeline seda kandma. Amen. Me ei pea ootama, millal ükskord tuleb see ime, ei tea, millal Jumal muudab mu elu, millal Jumal seab minu asjad korda. Sinu usk võib tuua selle sulle täna, kiitus Jumala. Sa võid täna sellest kinni haarata ja anda täna austust Jumalale selle eest, et Jumal on sinu ravija, et Jumal on sinu vabastaja, Jumal on sinu varustaja. Täna võid anda austust Jumalale, et Jumal on andnud sulle lahenduse, et Jumal on andnud sulle tõesti vabaduse, kiitus Jumalale. Täna võid juba anda Jumala austust selle eest, nagu Abraham tegi, et andis Jumalale austust sellepärast, et Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Sul on põhjust Jumalale austust anda. Kiitust Jumalale. Amen. Sul on põhjust anda Jumalale austust, et ta andnud sulle oma tõotused. Ta on andnud ja sellepärast, et sina võiks öelda jah ja amen. Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Kiitus Jumalale. Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Kellegi südamevalu kaob praegu. Ma räägin füüsilisest südamevalust, see lahkub praegu. Võta see vastu, see on sinu oma. Tänu sulle, Isa, tervete südamete eest. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Sina oled Jumal, kes on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Halleluuja. Kellegi kroonilised peavalud lahkuvad praegu siin samas. Võta see tervenemine. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kroonilised peavalud lahkuvad, lõppevad. Sellega on lõpp. Sellega on lõpp. Ei ühtegi peavalu enam. Ei ühtegi valu enam. Ei ühtegi kroonilist peavalu enam. Sellega on lõpp, sest Jumal on sinu ravija. Jumal on sinu ravija. Halleluuja. Mis iganes sul on vaja, anna Jumalale austust, sest et ta on oma sõna taga. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Austus sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Tänu Jumalale. Miks me peame nii kõvahäälsed olema? Küll me näeme seda ka kohe Piiblist. Meil on põhjus selleks. Meil on põhjus selleks. Tänu Jumalale. Nii. Laudu raamat 103. Salmist 1. Laudu raamat 103.1. Siin koguduses on lubatud hõisata, siin koguduses on lubatud rõõmutseda, siin koguduses on lubatud oma tänulikkust Jumalale väljendada erinevatel viisidel. Rõõmuhõisetadega, kui sa tahad rõõmukilgetega, mismoodi iganes. Sest Jumal on hea. Amen. Ja seda tohib teha ka keset jutlust õiges kohas. Amen. Kiitus Jumalale. Nii, 103.1. Taavet ütleb see niimoodi. Ja tegelikult see, mis ta teeb, väga huvitavalt räägib. Ta nagu mitte päris iseendaga just, aga ta räägib oma hingega. Ta ütleb, kiida mu hing Jehovat. Ja sinu hing on sinu emotsioonid ja sinu tunded ja sinu mälu ja kõik sellega kaasas käib, ütleme. Kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Ta õhutab ennast ülesse. Miks pärast seda ta ütleb, et kiida mu hing? Sest hing on sageli see, kes on kõige esimene rünnatud just probleemide ja raskuste keskel. Sa tunned seda ahastust ja sa tunned seda survet ja sa tunned seda raskust ja see mure tahab tulla ja see võib-olla see mingi konflikt, mis on olnud selle asja ümber, see häirib sind ja sa tunned ennast emotsionaalselt surutuna. Ja selles kohas ta ütleb just, kiida mu hing, häälesta ennast õigesse kohta, kiida mu hing Jehovat. Ja ta ei ütle seda üks kord, järelikult kui ta ütleb 2 korda, järelikult on põhjust seda öelda. Kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis minu sees on tema püha nime. Ütleb uuesti, kiida mu hing Jehovat. Ja siis ta ütleb ühe olulise asja, ja ära unusta kõiki tema heategusid. Ingliskeelne kasutab siin fraasi, ära unusta kõiki tema kasusid. Jumal on erinevad heateod, erinevad kasulikud asjad sulle pakkuda. Amen. Mis on sulle kasuks.
Ja siis ta hakkab mainima nendest mõningaid. Ja ära unusta tema heategusid. Tema annab andeks kõik su pahateod. Liiga palju on kristlasi, kes on kinni oma mineviku mööda panemistes ja eksimustes. Amen. Ma ei kutsu elama käest lõtva ja lodevat elu, aga Jumal on see, kes on andestaja. Amen. Jumal on see, kes on andestaja. Amen. Kui sina ennem, kui sa andsid oma elu Jeesusele, elasid võib-olla ühtemoodi, teistmoodi, kolmandat moodi, mis iganes negatiivset seal võis reas olla, alkoholism või vaba suhted või mida iganes, aga Jumal on see, kes annab andeks kõik sinu pahateod. Jeesus tuli sinu ellu ja puhastas sind kõigest ülekohtust. Sul on põhjust kiita Jumalat ja mitte seda meelde tuletada, mitte seda meeles pidada. See ei ole sinu elu mälestus, see ei ole sinu elu osa, see ei pea sinu ellu järge jätma, mis iganes need asjad olid. Sina võid teada, Jumal on sulle andeks andnud ja sind puhastanud kõigest ülekohtust, nagu ta ütleb Uues Testamendis. Amen. Kõigest. Tema annab andeks kõik sinu pahateod. See sõna on siis pahateod või patud või eksimused. Teine sõna, mis ta asi ütleb, tema annab andeks kõik su pahateod, tema parandab kõik su vigadused. Et see on natuke vana eesti keel, see sõna oleks tegelikult kõik sinu haigused. Kõik. Ja ta seostab selle millega? Kiitusega. Kiida mu hing Jehoovat, kiida mu hing Jehoovat. Tema annab andeks kõik minu pahateod, tema parandab kõik minu vigadused. Ja sellega ta ei lõpeta veel. Ta räägib veel midagi oma elust või asjadest, mis Jumal teeb. Ta ütleb, tema täidab su suu heaga. Tegelikult ma jätsin vahele midagi. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Sul on põhjust Jumalat kiita. Tervise eest. Kui sa märkad siin, ta räägib veel, ta täidab su suu heaga. See on jumalik varustus. Mõned mõtlevad, et kui panna meile meie igapäevane leib, see tähendab seda, et ta annab meile natuke leiba ja annab meile natuke vett ka sinna kõrvale juua. Et me saame sellest õieti aru, see sõna igapäevane leib on võrdpilt, mitte üks ühele ei räägi sellest, et Jumal peaks natuke meile leiba andma. Igaks juhuks ütlen seda, ma usun, me enamus saame sellest aru. Ta räägib meile, et ta annab meile igapäevast süüa. Amen. Ja siin ta ütleb, et ta täidab sinu suu heaga, mitte keskpärasega, mitte lahja, mitte viletsa, mitte jao pärast lihtsalt jagub, vaid ta täidab sinu suu heaga. See on Jumala tahe, et sinul võiks olla kõike küllaldaselt, sinu endal isiklikult ja sinu perel, ja sul oleks ka välja jagada. See on see, mis on Jumala tahe, et sinul endal oleks kõike külluslikult ja sul oleks ka välja jagada. Ta täidab sinu suu heaga. Ta täidab sinu suu heaga. Kiitus Jumala. Kui sa istud oma kodus laua ääres või istud oma kodus külmutuskapi juures ja seal külmutuskapis ei ole piisavalt seda, mis sa iganes võiks heaks nimetada, siis ütle, et isa, sina oled öelnud, et sina täidad minu suu heaga. Ja sellepärast ma annan sulle kiitust. Seal samas külmutuskapi juures, selle pooltühja külmutuskapi juures, annan sulle kiitust, et sina täidad minu suu heaga. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Mul on põhjust tänada. Halleluuja. Mul on põhjust tänada sind selle eest, et sina täidad minu suu heaga. Sina varustad, sina täidad minu vajadused, sest sina oled Jumal, kes on rohkem kui küllaldane. Sina oled Jumal, kes on rohkem kui küllaldane. Sina oled Jumal, kes täidab minu vajadused. Sina oled rohkem kui küllaldane. Amen. Sina täidad minu suu heaga. Sina parandad kõik minu vigadused. Noga-allergia. Selle toidu talumatus. Mis iganes. No aga see on tingitud ju meie ühiskonnast ja nendest halbadest toitudest, millega me tarbime ja mida me sööme. Kas ta ütles, et aga on välja arvatud need asjad, mis on tingitud meie ühiskonnast ja meie võib-olla toitudest ja võib-olla mürgisusest, mis meie ümber on? Ta ütles, kõik sinu vigadused. Kõik sinu vigadused. See, et tänapäeva ühiskonnas erinevaid selliseid probleeme on väga palju, ei tähenda seda, et me peaksime nende all kannatama. Jumal pakub meile tervenemist. Amen. Miks ta ütleb, et kui
kui sa peaksid nii-öelda surmajooki jooma, siis see ei tee sulle kahju. On paljusid asju, mis me võib-olla enda sisse sööme või millega me kokku puutume, millest me ei tea midagi ja millest me ei ole kursiski üldse. Mis me siis usume? Seda, et see teeb kindlasti mulle, see aine teeb mulle paha ja see aine kindlasti hävitab mind ja see mind rikub. Ei, ma ütlen, et kui ma peaksin mingid surmajookid jooma, siis see ei tee mulle kahju. Jumal hoolitseb minu eest, et see ühiskond või see keskkond, mis iganes ma elan, kui see on mürgine või ebasoodne või et toidud on mis iganes mingisugust jama täis, ma ei oska kõike nimetadagi kõike, mis iganes seal sees on, siis sellegipoolest Jumal hoiab mind ja minu peret selle eest, et me ei pea olema allergias, me ei pea olema toidutalumatuses, me ei pea olema probleemides nende toiduainete ja asjade pärast, mida me iganes sööme. Amen. See on muidugi tark vahest mõelda asjade peale, mitte igat asja suhu panna alati. Aga sa siin või? Kõik asjad, mis poes müüakse toiduainete nime all, ei ole alati söömiseks mõeldud. See on tõde tegelikult muuseas. Kõik joogid, mis sa sealt riiuli pealt võtad, nendest väga suur protsent ei ole joomiseks mõeldud. Vähemalt nad ei sobi vähemalt joomiseks. Kahjuks see protsent on üllatavalt kõrge. Et see on nagu päris raske tegelikult midagi viisakat leida. Aga see on hoopis teine teema. Aga sellegi poolest me ei pea olema hirmu all nende asjade suhtes. Amen. Me ei pea olema kartuses, sest Jumal on meie ravija. Jumal on meie varustaja. Ja siis Taavet ütleb, kiida mu hing Jehovat. Kiida mu hing Jehovat. Ja vaata, mis edasi ta räägib. Siin on mõningad head kirjakohad, mulle meeldivad need. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja alastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Nüüd, ma ei ole ise seda värskelt uurinud, aga kunagi ma olen kuulnud niisugust väidet, ma loodan, et see peab ikka ilusti vett. Et kotkastel pidi olema see, et nende aeg-ajalt nende nokk koorub maha ja nendel kasvab uus asemele. Mingisuguses eas või mingis kohas. Ma arvan, et see on tõde. Millest see räägib tegelikult? Sinu iga saab uueks nagu kotkal. See tähendab seda, et kui ta saab ka vanemasse ikka, siis Jumal loob midagi uut, taastab, ehitab ülesse. Meie kristlasena ei peaks olema nii, aga ma olen ju nii vana, järelikult mul peaks nagu olema need probleemid, need hädad. See ei ole Jumala tõotus sinu jaoks. Jumal ei ole plaaninud, et kui sa saad vanemaks, siis sa pead muutuma haigemaks. Kui sa oled teatud eas, siis sa pead olema nõrgem ja viletsam. Jumal ei ole seda plaaninud. Jumal on sinu ravija hoolimata sinu vanusest. Hoolimata sellest, mis iganes on juhtunud või toimunud. Sa ütled, aga ma sain seal selles kohas kannatada, selles kohas või see asi kahjustas mul seda või teist. Mis siis, aga Jumal on sinu ravija ikkagi. Jumal on sinu ravija ikkagi. On see vanadusega seotud, on see õnnetusega seotud, on see mingisuguse muu asjaga seotud. Jumal on sinu ravija. Jumal on sinu ravija. Jumal on sinu ravija. Ja tema parandab kõik sinu vigadused ja Taavet ütleb, et kiida mu hing Jehovat ja ta õhutas ennast üles. See on põhjus sul. Tõused hommikul üles, isa, ma tänan sind, sina oled minu ravija. Sina oled see, kes parandad kõik minu vigadused ja ma ei pea kandma seda haigust ja ma ei pea kandma seda valu ja ma ei pea kandma seda puudust või seda probleemi enam edasi. Ükskõik kui vana ma olen, ükskõik mis olukorras ma olen. Abraham otsustas ka uskuda, mina olen paljude rahvaste isa, sest Jumal on ütelnud oma sõnas, et see on nii. Ja mina otsustan isa uskudes, et sinu sõna on tõde. Sina oled öelnud, Jeesus võttis enese peale minu haigused, kandis minu tõved, kandis minu valud. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigust ja kandis meie valud. Kiitus Jumala, et see olen mina ka ja ma otsustan uskuda seda ja ma otsustan Jumalat kiita selle eest ja otsustan Jumalat tänada selle eest. Isegi kui ma seda ei näe, isegi kui ma seda ei tunne, isegi kui see mitmete päevade jooksul mitte raasukestki ei ole muutunud, Jumala sõna on jah ja amen ja ma jään selle juurde kindlaks ja kiidan Jumalat ja tänan Jumalat selle eest jätkuvalt ja jätkuvalt. Kiitus Jumala. Ma ei anna siin tõlkidele täna eriti armu, aga kiitus Jumala, ma ei suuda eriti aeglaselt seda rääkida. Nii palju sellest. Halleluuja, Jumal on hea ja Jumal on helde. Nii võib ka seda kokku võtta siis. Nii. Nii, tema täidab su suu heaga. Amen. Ja su iga saab uueks nagu kotkal. Läheme Apostlite 16:23. Halleluuja. Apostlite 16:23.
ma arvan, et sa juba hakkad aru saama, millest on siin juttu täna. Siis ta ütleb niimoodi, ta räägib siis Paulust ja Siilast, kes olid evangeeliumi kuulutanud. Ja ütleb, ja kui nad neile palju hoopa olid andnud, neile ei meeldinud see, mis nad tegid. Nad otsustasid neid peksta. Nüüd räägitakse mingis ajaloolisi fakte, et Jeesuse puhul nad andsid talle maksimumide lähedase arvu hoope, nad olid välja testinud, mida inimene võiks üldse välja kannatada. Nüüd, kui nad ütlevad siin palju hoope, siis ma arvan, et see oli ka sinnapoole. Kas pole nii? Et see vist oli 40 hoopi, mis nemad olid välja arvutanud, et kuskilt sealt üle läheb ja kus inimene enam välja ei kannata. Kus ta lihtsalt võib ära surra. Aga nende eesmärk oli lihtsalt peksta. Nüüd ütleb, kui ta neile palju hoopa oli andnud, viskasid nemad vanglasse ja käskisid vangihoidjal neid hoolsasti valvata. Niisuguse kange käsu saanud heitist ta nad kõige kindlamasse vangihoonesse ja pani nende jalad pakku. Aga keskööl palvetasid Paulus ja Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat ja vangid kuulsid neid. Siis äkitselt sündis suur maaverisemine, nii et vangihoone alused vabisesid ja seda maid läksid kõik uksed lahti ja kõikide köigikud pääsesid valla. Nüüd siin on jällegi analoogne skeem tegelikult. Mis toimus? Ma loen sulle erinevad asjad. Nüüd see on see rida, mis oli. Palju hoope, sügav vangla, jalad pakkus, kesköötund. Mis sina teeksid pärast sükest kogemust? Palju hoope, sügav vangla või mis iganes, nagu ta ütleb siin siis, kindel vanglihoone, jalad pakus ja kesköötund. See tähendab seda, et oli täiesti pime. Nendel oli üks meel vähemalt selle koha peal. Ja siis ta ütleb, ja nad palvetasid ja kiitsid Jumalat. Nüüd me võime meid võtta võrdpiltidena. Mõned inimesed on vangis haiguste poolt, probleemide poolt, depressiooni poolt, murede poolt, kibestumise poolt, andestamatuse poolt. Oled sa siin? Mõned inimesed, nende elus on üks kesköötund. See on üks võrdpilt, ma usun, kus kõik tore on läbi, kõik kena on läbi, on jäänud üks pimedus. Midagi ei ole näha, midagi ei toimu, midagi ei sünni. Kõik on negatiivne, kõik on must. Mida nemad tegid? Keset seda nad palvetasid ja nad kiitsid Jumalat. Ja kuna me saame aru, kui nad vangid ka ümbergi kuulsid, siis see pidi ilmselt ka kõvahäälne kiitus olema, üks julge kiitus, üks julge austus. Jumal, sina oled vägev, sina oled hea. Kujuta ette, nende seljad olid verised kindlasti. Need olid puruks, sest neil oli palju hoope antud. Nüüd me ei ole enamuse nende asjadega kokku puutunud, mida ta siin kirjeldab. Ja sellest me peame võib-olla neid sümbolitena või võrdpiltidena vaatama. Aga Jumal tahab, et me võiksime keset probleeme, keset kesköötundi, keset verist selga, keset kõige sügavamat vangihoonet, kiita kõvahäälset Jumalat. See on üks võimekus, mis peab meil kui kristlastel olema. Miks me oleme siin koguduses seda õhutanud vahete vahel, ka koguduse koosolekul, isegi ülistuse keskel, tõsta oma hääl, hõiska ja rõõmutsa, sellepärast, et kui sina satud sellesse kesköötundi, kui sina satud sellesse vanglasse, kui sina satud sellesse probleemi, ma räägin ka võrdpildina, siis sinul peab olema seda vaimulikku potentsiaali, seda harjumust, see oli seesama, mis oli neil. Paulus ütleb sageli, et ma jätkuvalt kiidan Jumalat, ma tänan Jumalat, ma jänan Jumalat teie eest, ma tänan jätkuvalt, ma teen seda. See harjumus peab olema sinusse kujunenud, et sa võid keset kesköötundi tõsta üles ja tõsta oma hääle julgelt, rõõmutseda, tänada Jumalat, kiita Jumalat, hoolimata sellest, mis sul silmad, tol hetkel seal olnudki midagi näha küll, aga kui sinu olukorda nii-öelda räägivad, mida iganes situatsioonid räägivad, mida iganes sa tunned oma füüsilises ihus, sa tõstad oma hääle ja ütled, isa, ma tänan sind, sa oled
helde, sa oled armuline, keset seda probleeme, sa võid tõsta oma hääle, kiita Jumalat, et depressioon ei saa sind lõhkuda, rahapuudus ei saa sind lammutada, suhtesegadused ei saa sind lammutada, sa tõstad lihtsalt hääle ja kiitus Jumalale, Jumal on see, kes on sinu varustaja, halleluuja, Jumal on see, kes on sinu tervendaja, Jumal on see, kes on sinu lahendus, amen. See on see põhjus, miks meil peab olema see sisse kujunud, kus sina ei suuda isegi lihtsalt keset koosolekut, lihtsalt sellepärast, et võib-olla sul on võib-olla paha tuju või väike väsimus või väike tüdimus või lihtsalt see, et nagu ei ole tunnet ülistada või hõisata ja kiita Jumalat, siis see on väga halb koht. Sest et kui sa oleksid samas kohas, siis sa ei teeks piuksugi. Sa nutaks võib-olla koos nende hiirtega, kes seal nurgas olid. Me võime küll võrrelda niimoodi natukene pilavalt seda, aga see on tõde tegelikult. Miks nad ei nutnud seal, miks nad ei halanud seal, miks Siilas ei süüdistanud Paulus selles, et mida sa vedasid mind siia, ega sa ei tea, et siin võib igast asju juhtuda. Pidid sa sellest tüdrukust selle kurja vaimu välja ajama, ma lammuses, ma mõtlesin, mis eda sa torgid siin igast asju. Kogu aeg ma näen, et sina topid oma nina, kuhu sa ei pea oma nina toppima. Ta oleks võinud seal kaklema hakata oma vahel hoopis, aga selle asemel nad palvetasid ja kiitsid Jumalat. Ja see on see, mis vahest juhtub inimestega. Ka abieludes tekivad rahalised probleemid, ei piisavalt, ei jagu, ei jätku ja siis tuleb konflikt selle asemel, et minna Jumala ette, tõsta oma hääl ja kiita Jumalat ja austada Jumalat, kes Jumal on, kes on vägev. Jumal, kes pöörab olukorra, kes muudab olukorra, kes on meie lahendus. Kiitus Jumala. Mitte kakelda, mitte tekitada konflikte keset probleeme, vaid anda austust Jumala, kes on meie lahendus, kes on meie võidu Jumal, kes on andnud meile muudatuse, kes on andnud meile lahenduse, kes on andnud meile tervenemise, kes on see, kes on Jumal, kes on rohkem kui küllaldane. Anda Jumalale koos austust keset kesköötundi, keset seda, kui sul ei ole piisavalt, kui sul ei jätku piisavalt ja sul tundub, et seda ei juhtugi, ei ole muutunud juba pikka aega see, aga Jumal on see, kes pöörab need olukorrad, Jumal on see, kes muudab need olukorrad. Kui 2 või 3 on ühel meelel mingi asja pärast maa peal, siis see saab neile. Ja kui see 2 ja 3 hakkavad seal koos kiitma ja tänama Jumalat lahenduste eest, muudatuste eest, läbimurrangute eest, siis see asi saab reaalsuseks, sest Jumal on ütelnud, siis see saab neile, mida nad paluvad, siis see saab neile, mida nad paluvad. Kiitus Jumalale, halleluuja, tänu Jumalale, halleluuja, kiitus Jumalale. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Nii, ja siis juhtus, kui nad hakkasid kiitma Jumalale, siis on üks oluline sõna siin selles kohas, siis äkitselt. Inimene, kes kiidab Jumalat, näeb oma elus äkitselt asju. Ta näeb, kuidas äkitselt Jumal sekkub, kuidas äkitselt Jumal astub sisse, kuidas äkitselt Jumal muudab ja teeb ühe ime, muudab asju ja teeb asju, mida sina ei osanud isegi hoodata, üle sinu usu ja ootuse isegi. Sest Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud ja ta teeb rohkem, kui isegi me oskame oodata või igatseda. Amen, ta teeb seda äkitselt. Inimene, kes kiidab ja hõiskab ja tänab Jumalat keset probleeme, saab nägema Jumala äkitselt asju. Äkitselt. Jumala äkitselt asjad on sinu jaoks valmis pandud. Äkitselt imed, äkitselt tervenemised, äkitselt üleloomulik varustus. Halleluuja. Ja Jumal tuli ja raputas seda paika füüsiliselt lausa ja sõlmis lahti need või lammutas lahti need igasugused köidikud, millega nad kinni olid seotud. Kõik need asjad, ma ei tea, kuidas need täpselt kokku olid pandud, aga ära ta lõhkus ja ära ta lammutas. Ma arvan, et seal olid mõningad olid isegi ketid, päris kindel. Ja kogu need asjad kukkusid laiali ja uksed läksid ka lahti. Jumal lihtsalt raputas selle asja lahti. Kiitus ja ülistus lõhub vangijoone uksed ja toob vabaduse sulle. Üks kiitus ja ülistus, mis on keset raskusi, keset kesköötundi, keset probleeme, keset sidumisi, toob sulle vabaduse. Halleluuja, toob sulle vabaduse. Halleluuja. Siin on praegu mitu inimest, kes võiks öelda, et nad on seotud just terviseprobleemide poolt olnud, nad hoiavad neid kinni ja neid kammitsevad, nagu kägistavad sõna otseses mõttes päevast päeva. Hakka kiitma Jumalat, siinsamas praegu, hakka kiitma Jumalat selle eest, et Jumal on andnud sulle vabaduse, Jumal on andnud sulle tervise, Jumal on andnud sulle lahenduse, Jumal on andnud sulle muudatuse. Halleluuja, tänu sulle Isa tervenemise eest, tänu sulle Isa vabaduse eest, et ma ei pea olema kinni, ma ei pea olema vanglas enam selle asjaga, ma ei pea olema seotud selle asjaga. Halleluuja.
halleluuja, Jumal on andnud mulle vabaduse. Jumal on andnud mulle vabaduse. Katre, Jumal on andnud sulle vabaduse. Ta on andnud sulle vabaduse sellest probleemidest, mis sul korduvalt on olnud siin selle hääle ja kogu selle probleemidega. Jumal on andnud sulle vabaduse. Ta on andnud sulle vabaduse. Tänu Jumal, ta on andnud sulle vabaduse. Ta on andnud sulle vabaduse. Kui sinu kohta kaasa iganes käib see sõna, võta see vabadus. See on sulle antud. Jumal on andnud sulle vabaduse. Jumal on andnud sulle tervenemise. Jumal on andnud sulle vabaduse. Halleluuja. Halleluuja. Ta on andnud sulle vabaduse. Ei, sa ei pea enam seal vangihongis istuma kinni. Sa ei pea enam olema seotud, koormatud ega vaevatud, sest Jumal on andnud sulle vabaduse. Keset kösketundi sa võid tõsta oma hääle Jumala poole, kes on vägev. Jumala poole, kellele sa võid öelda, kiida mu hing Jehoovat ja ära unusta tema heategusid. Tema annab andeks kõik minu pahateod ja tema parandab kõik minu vigadused. Austus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, austus sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, halleluuja, tänu sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, halleluuja, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, sa oled andnud meile vabaduse, sa oled andnud meile vabaduse, halleluuja, kiitus sulle, Isa, halleluuja, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kellegi kõrvakuulmine läheb praegu korda, sul on mingid probleemid kõrvakuulmisega. Jumala vägi on sinu üle, võta see ime. Mingisugused probleemid kõrvakuulmisega, mingisugused, mitte isegi võib-olla, et sa ei kuule piisavalt hästi, vaid mingid muud häired isegi. Jumala tervendav vägi on sinu üle, võta, see on sinu oma. See on sinu oma. See valu või probleem ka kaduma, mis iganes on see valuga seotud või on lihtsalt mingisuguse kuulmishäirega. Tänu Jumal, Jumal on sinu tervendaja, sul kõrvad on korras. Su kõrvad on korras, tõsta oma käed Jumala poole ja täna Jumalat selle eest. Sinu kõrvad ja sinu kuulmine on korras, tänu Jumalale. Halleluuja, Jumal on sinu ravija. Jumal on sinu ravija, kiitus Jumale. Halleluuja, tänu Jumale, Jumal on hea. Jumal on helde. Halleluuja, tänu Jumal. Lähme teise ajaraamatu 20. peatükki. Iga lugu läheb aina ühe sammu võrra paremaks. Seda niimoodi ei ole päris õiglane ütelda Jumala sõna kohta tegelikult, aga ma usun, et siin on need olulised head printsiibid igas loos. Kiitus Jumal, teine ajaraamat 21. Enamus me oleme nende lugudega tuttavad, aga vahet on vaja meil õhutada. Üks asi on seesama, et sa oled kuulnud, teine asi on see, et sa teed selle järgi. Aga pärast seda tuli moabiidid ja ammonlased ja nendega ühes oli meunlasi. Joosafati vastu sõdima. Siis tuldi ja teatati Joosafatile, sinu vastu tuleb suur jõuk teispool merd Eedomist. Vaata, nad on Haaseson Taamaris, see on Een-Geedis. Ja siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge Jehovat otsima. Et see on üks element. Sageli inimesed kuulevad oma negatiivset sõnumit. Arst ütles, mul on selline haigus ja see on tõsine raske, see on ravimatu, võib-olla isegi lootust inimlikult ei ole. Ja inimesele tuleb kartus, hirm. Aga üks väga oluline element, mida Joosafat selles situatsioonis tegi. Kartus või hirm võib sind ka tabada. Me oleme tundnud seda, me ei ole immuunsed selle suhtes. Aga mis sa teed, kui see kartus või hirm sind tabab? Või tuleb sulle see arve kohale ja sa vaatad, pangaarvel ei ole selle maksmisega lihtsalt raha. Kust ma saan selle? Mismoodi ma selle maksan? Mul ei ole seda. Hirm tuleb, ebakindlus tuleb. Mõtted tulevad sellest, kuidas sellel juhtus see, sellega juhtus see, kuidas arved olid maksmata ja mis iganes edasi. Aga mis ta tegi selles situatsioonis? Tema pööras oma palge Jehovat otsima. Ta pööras oma silmad. Kui sind tabab probleem, kui sind tabab raskus, kui sind tabab hirm, siis pööra oma silmad Jumala poole. See ei ole mitte füüsiline pööre, vaid see on üks südamepööre, see on üks igatsuse pööre, üks janupööre, see on see, kus sa otsustad, Isa, ma võtan sinu sõna, ma hakkan seda uurima, ma hakkan sellesse süvenema, ma võtan selleks aega, ma ei oota seda, et andke mulle plõks kiireid lahendusi. Vahetevahel mõned kristlased on sellised, et kui nende elus on probleemid,
siis sa leiad nad taas koguduses Jumalat otsimas. Kui probleemid on lahenenud, siis sa ei kohta neid. Nüüd see ei tohi nii olla. See ei tohi nii olla. Amen, see ei tohi nii olla. Sinu elu ei tohiks ka selline olla. Jumal ei ole Coca-Cola automaat. Vanasti oleks pidanud nõukogude ajal ütlema, ei ole gaseeritud veeautomaat. Kuidas iganes ajastust sa pärit oled. Haara kinni, ühte või. Jumal ei ole Coca-Cola automaat. Tähendab seda, et kui sul on joogijänu, siis vajutad nuppu ja siis sa tahad seda saada. See oli küll paha reklaam, ma olen kogu aeg Coca-Colat maha teinud siin ju. Mis iganes, las ta olla. See ei ole nii. Jumal tahab, et sa oleksid inimene, kes otsib teda, kes tahab temaga koos aega veeta, kes igatseb tema järgi, kes süveneb tema sõnasse. Ja see oli see, mis oli tema, nii kui hirm tabas, siis ei olnud küsimus, et mis nuppu ma nüüd Jumal vajutan. Ei, ma Jumal otsin sind. Ma otsin sind, ma võtan su sõna, ma pöördun sinu poole, anna mulle lahendus. Muuda see olukord, ma pean muutuma, midagi peab teistmoodi tegema, midagi on minu ülesanne ka teha, et see lahendus võiks tulla, et see sõda võiks saada võidetud. Ja ta võttis seda nii tõsiselt. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes Jehoovalt abi otsima. Kellelt nad kogunesid abi otsima? Jehoovalt. Nende silmad ja nende tähelepanu oli Jumala peal. Kogu see rahvas. Kui sa vaatad seda kirjeldust, mis ta edasi ütleb veel, tulid Jehoovalt abi otsima. Ja kõigist Juuda lindadest tuldi Jehoovat otsima. Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalemma koguduse Jehova kojas uue õue ees ning ütles, Jehova meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Me näeme, et hakkab Jumala sõna printsiipe rääkima seal. Sinu käes on jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. See on üks oluline element. Kui see hirm on hakanud sind häirima, kui see hirm on hakanud sind enesesse kammitsetesse võtma, kui see mure tahab sul sind lämmatada, siis võta Jumala sõna, mine Jumala ette ja räägi Jumala ees seda Jumala sõna, mis tema on ütelnud selle asja kohta, mis tema on arvanud sellest asjast, mis tema on selle kohta oma sõnas rääkinud. See suu, olgu sinu huulil Jumala sõna. Amen. Sinu käes on jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Eks ole sina meie Jumal ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule su nimele pühamu, öeldes, kui meid tabab õnnetus, mõõk, mingi nuhtlus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa kuuleksid ja aitaksid. Ja nüüd vaata, Ammoni, Moabi, Seiri ja mägestiku pojad, kelle maast sa Iisraeli lubanud läbi minna, kui nad Egiptusemaalt tulid, vaid pidid neist mööda minema ega saanud neid hävitada. Vaata, need maksavad nüüd meile kätte, tulles meid välja ajama sinu omandist. Jumal on sulle midagi kinkinud, keegi tahab sult seda röövida. Sinu omandist, mille sa meile oled andnud pärida. Keegi tahab sinu tervist röövida. Keegi tahab seda, et sul ei oleks piisavalt sinu raha röövida. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista, sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale ja me ise ei tea, mida me peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Vaid meie silmad vaatavad sinu poole. See on üks oluline element, kui sa tahad näha muutusi. Sinu tähelepanu peab olema täiega Jumalal, mismoodi Jumala sõnal ja selle, mis Jumal on ütlemas. Ja kogu Juuda seisis Jehova ees, isegi nende väetid, nende naised ja lapsed. Me näeme, see hoiak oli selline, et kõik olid tulnud kohale. Jumal on see, kes annab abi. Ta olid sellest aru saanud. Nüüd see on üks väga oluline attitude, ka ütleme ilusasti eesti keeles, üks oluline hoiak, ka kogu perekonna puhul. Et kui on mingi oluline asi, millest me palume, me toome kõik kokku. Kui lapsed juba midagi asjadest aru saavad, me palume koos selle asja eest, et Jumal annaks selle lahenduse. Me oleme ühisel rindel selle asja eesmärgi suunas. Ka kogudusena, kui meil on mingi oluline asi, mis me peame nägema muutust, läbimurrangut, me tuleme ühiselt selle asja eest kokku, me palume selle asjast, me seisame Jumala eest selle asja eest, et see asi peab saama muudetud, see asi peab saama lahendatud, et see lahendus, see muudatus tuleb. Amen. See on oluline, et kogu seltskond on koos. Ma ei räägi niivõrd, et me peame täpselt lugema, kas kes on kohal või kes ei ole, aga see on see hoiak, see, et me kõik oleme selle asjast huvitatud. Amen. Ja nüüd, mis juhtub edasi?
ja Jehova vaim tuli Jahasieli Sakaaria pojale, kes oli Aasafi järeltulijast pärit oleva leviit Matanja poja, Jejeeli poja, Benaja poja, Sakaaria poeg. Päris pikalt neid asju öeldakse siin. Ja ta ütles, pangele lähele kogu Juuda, Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile Jehova, ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. Üks oluline asi, tõsta välja hirm oma elust. Sul ei ole põhjust karta. See haigusega häda ei saa sinu elu hävitada, see ei saa sind tappa, see ei saa sinu elu lõpetada, see rahapuudus ei saa sinu elu lammutada ja lõhkuda. See, mis iganes see probleem, mis on sind tabanud, see ei saa sind kraavi tõmmata, tänu Jumala, sest Jumal on see, kes tegeleb selle asjaga, see on Jumala sõda, see on Jumal, kes tegeleb selle asjaga, sa ei pea kartma, sa ei pea olema hirmu all, sa ei pea olema õuduses, sa ei pea olema teadmatuses, sa võid öelda, Jumal, sina tegeled selle asjaga, see on sinu sõda, see ei ole minu sõda, see ei ole minu ülesanne see asi lahendada, sina oled see, kes on minu abiline, minu silmad vaatavad sinu poole ja sinu sõna poole ja ma käin sinu teedel ja sina oled see, kes lahendab selle probleemi, sina oled see, kes pöörab selle olukorra, sina oled see, kes toob selle ime, sina oled see, kes toob selle muudatuse ja sinu silmad vaatavad Jumala poole, tänu Jumala, sinu suu räägib Jumala sõna jätkuvalt, kiitus Jumalale, halleluuja. Tänu Jumala, see on üks hea lugu siin. Tänu Jumalale. Nii. Minge homme alla nende vastu. Vaata, nad tulevad üles mööda Siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus ida pool Jerueli kõrbe. Seal juures ei ole teil vaja sõdida. Seal juures ei ole teil vaja sõdida. See on sama, ta räägib sellest samast inimlikest pingutustest, inimlikust vaeva nägemisest, inimlikust, ma teen seda, mis ma veel pean tegema, mis ma veel pean tegema, kust ma saan lahenduse, mis ma pean veel tegema, kust ma saan selle. See ei ole see, mis annab lahenduse. Jumal on see, kes sõdib sinu eest. Amen. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Jehova teid päästab. Juuda ja Jeruusalemm. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja Jehova on teiega. Siis Joosafat kummardas silmini maha ja kõik Juuda ja Jeruusalemma elanikud heitsid Jehova ette ning kummardasid Jehovat. Ja need leviidid, kes olid kehatlastest ja koratlastest, tõusid üles, et Jehovat, Iisraeli Jumalat ülivalju häälega kiita. Ülivalju häälega kiita. Me näeme seda piiblis väga palju tegelikult, kui inimesed olid tänulikud. Väga sageli nad ei kiitnud Jumalat vaikse, piiksuva, vaos hoitud, mis iganes õrna häälega, vaid nad tõstsid oma häält. Me näeme seda väga sageli, miks pärast? Sest inimene, kes on rõõmus, kes on tänulik, kes on vaimustuses, kes on midagi imelist näinud oma elus, ta ei suuda vait olla ja ta ei suuda teha vaikselt. Ka isegi üks eestlane, kes peetakse enamasti suhteliselt vaikseks olevat ja niisugune vaikne rahvas, ka tema, kui midagi vapustavat sündib, siis ta kuidagi seda väljendab. Tema suu hüüab, ta kuidagi, ma ei tea, ta hakkab vappuma või hüppama või mida iganes ta hakkab tegema, kuidas iganes ta väljendab, aga ta ei saa vait olla. Ta teeb seda ülivalju häälega. Ma olen näinud inimesi, keda Jumal on terveks teinud, nad on vabanenud mingisugusest väga tõsisest haigusest ja sa näed isegi võib-olla vanem inimene, temas hakkab midagi äkki särama, midagi erilist on toimunud. Ta on valmis rõõmutsema, ta on valmis hüüdma, äkki tema emotsioonid vallanduvad. Miks pärast, sest Jumal on need meile andnud. Ta võib-olla on olnud kammitsetud traditsioonide ja kommete ja harjumuste ja mis iganes asjade poolest. Aga kui ta äkki Jumal teda puudutab, siis ta saab aru, mul on põhjust Jumalat kiita. Nüüd meil on ka põhjust lükata kõrvale. Hästi inimesed mõtlevad selle peale, ma ei tea, kuidas ma välja paistan, kui ma hakkan kõva häälega kiitma või hõiskama Jumalat. Kuidas see peaks kõlama, mis teised minust arvavad? Ma olen juba võib-olla niisuguses eas, et see ei ole päris sobilik mulle. Ära pane niisuguseid küsimusi, ära pane niisuguseid asju endal takistuseks ette. Oled sa siin või? Meil on põhjust Jumalat kiita ja ka ühest ülivalju häälega isegi, kui vaja. Amen. Eesmärk ei ole valjuhäälsus, vaid eesmärk on see, et me teeme seda siirast südamest. Nii.
20. Järgmisel hommikul nad tõusid vara ning läksid Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda, Jeruusalemma elanikud, uskuge Jehovasse oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis teil õnnestub. Uskuge tema prohveteid, siis teil õnnestub. See on üks hoopis teine teema. Vahetevahel inimesed ei võta seda sõna, mis nad isegi koguduses kuulevad. Jutlustajad, pastorid, Jumala sulast, kes iganes siis jagamas. Ja kui ta annab mingisuguse olulise sõnumi Jumala käest, jutluse sees isegi, ma ei mõtle isegi profeteeringut kui sellist, vaid lihtsalt see jutlus kui oma olemuselt, see sisu, see sõnum, mida räägiti. Ja nad ei võta seda tõsiselt. Iga kord, kui sa kogudusse tuled ja kui Jumala sõna loetakse, Jumala sõna jagatakse, Jumal on selle asja taga. Jumal on kõnelenud, Jumal on midagi öelnud sulle, Jumal on midagi rääkinud. Ja ütleb, et kui me usume neid, kes jagavad tema sõna, ma võin selle niimoodi sõnastada, et see ei pea ainult prohvetitest jutt olema. Siis meil läheb hästi, kui me võtame selle sõna. Miks on teatud sõnumid, miks on teatud jutlused koguduses reas, sellepärast, et Jumal ehitab sind millegi suunas, millegi jaoks valmistab sind ette, tahab midagi sinu elus teha. Ja kui sa järjest nendest saad osa, ammutad ja jood sellest allikast ja võtad seda tõsiselt, siis Jumal toob teatud läbimurrangud, muudatused ja tervenemised ja abi sinu ellu, mida sa oled vajanud. Miks pärast ma olen vahest inimestele öelnud, et seda me ei saa niimoodi nagu olla sellised pea laiali, kes üks nädal on ühes koguduses, teine nädal teises koguduses, kolmas nädal neljandas koguduses, viiendas koguduses ja siis lihtsalt kuskilt vaatame midagi. Sest Jumal ehitab kiht-kihilt, süsteemselt, printsiibilt sinu ellu teatud asju, et sa jõuaksid kuhugi kohta. Amen. Ja sellepärast on sul vaja saada oma kodukoguduses põhiliselt, see ei tähenda, sa ei või külas vahest käia, aga just põhiliselt saada toidetud, saada kastetud sellega, et see printsiibid saaksid sinusse ehitatud, et kui sa ei saanud vahepeal kohal olla, et sa võtad selle, mis vahepeal räägiti ja ehitad selle sinna ikkagi oma ellu, et sa saad sellest osa ja lähed selles edasi ja Jumal saab sinu ellu panna need asjad valmis. Amen. Sest Jumal on planeerija, strateegiline planeerija. Ta ei loobi lihtsalt umbes mingisuguseid jutlusi ja mingisuguseid mõtteid siin lihtsalt koguduses välja, et lihtsalt oleks tore või põnev kuulata, vaid sellepärast, et ta paneb sinusse teatud ehituskivisid, et sa võiksid hakkama saada teatud asjadega, mis sind ootavad ees. Ta näeb ette võib-olla mingid probleemid või raskused või asjad on ees ootamas, ta valmistab siin need asjade jaoks, annab sulle varustuse, et võita, et läbi murda. Amen. Need on vajalikud sulle. Kui sa ei ole saanud neid ehituskivisid endasse, siis sa ei ole valmis sageli nendeks olukordadeks. Amen. See on see, mida ta tegelikult siin selle idee mõttes just räägib. Tol ajal nad pidid prohveteid kuulama, see on vana leping. Amen. Tänasel päeval ei ole päris asjad nii, et nagu me profeteerime kõigile, mis sa tegema pead, aga meil on täna Jumala sõna, mida me jagame, mis on täpselt samamoodi oluline. Nii. Uskuge oma prohveteid, siis teil õnnestub. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Jehoovale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema rahva relvastatute ees ja ütlema, tänage Jehoovat, sest tema heldus kestab igavesti. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma. Pea meeles, mis juhtus sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, siis ta ütleb, pani Jehova varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mägestiku poegadele. Nüüd me täpselt ei saa aru, kes need varitsejad olid, arvatavasti olid need Jumala inglid, kes sekkusid sellesse asja ja ajasid selle asja seal üks parajaks puntraks, kes olid tulnud Juuda vastu ja nad löödi maha, sest ammonlased ja moabiid tõusid Seiri mägestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada. Ja kui nad Seiri elanikel olid lõpu teinud, siis nad aitasid üksteist hävitada. Nii et me näeme, et nad läksid omavahel sõtta veel pärast ja lõpuks läksid omavahel ka veel kaklema, nii et tapsid kõik üksteist ära. Nüüd see on üks väga veidner situatsioon. Me näeme, et üks segadus oli vaenlase leeris. Millal? Sel ajal, kui nemad hakkasid kiitma Jumalat selle tõotuse eest, mis Jumal oli neile öelnud. Seda sõna eest, mis Jumal neile oli öelnud. Nendel oli Jumala prohvetlik sõna. Meil on täna üks veel kindlam sõna, nagu Peetrus ütleb, see on Jumala kirjutatud sõna, mis on veelgi kindlam kui ükski prohvetlik sõna.
See sõna, mis meil on kirja pandud, see on kindlam, see on stabiilsem, see on usaldusväärsem, kui ükski prohvet või jutlustaja võib sulle prohveteerida, vaid see, mida võtad selle Jumala sõna ja kui see on kirjutatud, sa võid selle peale toetuda ja see on kindel Jumala sõna. Amen. Sel ajal, kui sa hakkad Jumalat selle tõotuse eest kiitma, Jumal tuleb ja tekitab ühe segaduse vaenlase leeris. Meil on aeg välja astuda nendest takistustest ja barjääridest, mis inimesi on hoidnud kinni, et teha Jumala tahet. On need terviseprobleemid, on need materiaalsed probleemid, on need ühed korduvad, pidevad suhete probleemid. Jumal tahab, et me nendest asjadest välja astume püsivalt ja hakkame käima selles, mis Jumal on meie jaoks valmis pannud. Et me ei pea iga kuu lõpus lugema, kas ma saan sellel kuul veel hakkama või mitte, millal palgapäev tuleb. Vaid me võime öelda, Jumal on minu varustaja ja Jumal täidab minu vajaduselt külluslikult. Ja ma annan austust Jumale, kes on hea, kes on helde, kes täidab mu suu heaga. Ma annan austust Jumale. Amen. Ja sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, sel ajal, kui sina hõiskad ja kiidad, sel ajal tuleb Jumal ja sekkub sellesse olukorda, sel ajal ta seisab vaenlase vastu, sel ajal ta lõpetab selle sõja, mis on tulnud sinu vastu ja hävitab sinu vaenlased. On need siis nii-öelda vaimses mõttes, mitte saada aru, Jumal ei hävita inimesi tänasel päeval, me oleme uues lepingus, aga ta hävitab need probleemid, need takistused, need hädad, ta lammutab need. Amen. Kiitus Jumale. Sel ajal, kus sina hõiskad ja kiidad, Jumal tegutseb. Sul on põhjust kiita ja tänada, nagu Taavet ütleb, alati on minul tema kiitus minu suus. Alati. Järelikult Jumal tegutseb. Jumal tegutseb. Sel ajal, kui mina hõiskan, Jumal tegutseb. Jumal muudab asju, Jumal lahendab asju. Jumal toob läbi murrangud. Kiitus Jumale. Amen. Ja vaata, mis edasi juhtus. Kus me jäime siis? 24. Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja vaatasid jõugu poole, ennäe siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud. Nüüd, see ei olnud väga ilus pilt, aga see oli see, mis Jumal oli sunnitud selles situatsioonis tegema tolla. Ja nad vaatasid jõugu poole, siis laibad lamasid maas ja ükski polnud pääsenud. Ja Joosafat ja tema rahvast tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende seast palju varandust, riideid ja kalleid riistu ja nad võtsid endile rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid 3 päeva saaki riisumas, sest seda oli palju. Ja 4. päeval nad kogunesid kiitusorgu, sest seal nad kiitsid Jehovat, seepärast nimetatakse seda paika kiituse oruks tänapäevani. Kiitus ja tänu, üks püsiv kiitus ja tänu toob sinu elus tohutud läbimurrangud. Nii et see saak või see lõikus saab olema nii suur, et sa ei oska seda isegi mõõta, sa ei suuda seda isegi kanda. Sa ei suuda seda isegi kanda. Me räägime võib-olla, Jumal tahab natukene meile jõukust anda või vahest mõtleme, me ei räägi võib-olla, aga mõtleme, et natukene oleks parem, kui sissetulek suureneks, niimoodi 200 eurot oleks juba päris hästi. Jumal ei ole plaaninud, see on niimoodi natukene. Ta tahab sulle niimoodi anda, et sa ei suuda seda kanda. Et sa ei suuda seda kanda. Vahest ta peab sinu juurde sõitma, kiitus Jumala. Halleluuja. Sa ei suuda seda kanda. Halleluuja. Halleluuja. Kui sul on vaja transpordivahendit, võta usuvabi vastu, see kuulub sulle. Jumal on sinu varustaja. Jumal on sinu varustaja. Kui sina igatsed, et sul võiks olla üks korralik auto, Jumal on sinu varustaja. Jumal ei anna neid asju mitte ainult selle jaoks, et me võiksime poosetada. Jumal tahab, et me võiksime neid kasutada tema hea riigi töö jaoks ja samamoodi ka oma perekonna jaoks. Amen. Jumal on sinu varustaja. Võta see. Jumala võta see. Sa ei suuda seda kanda. See sõidab. Sa ei suuda seda kanda, see sõidab. See sõidab. Sa ei suuda seda kanda, see sõidab. Kiitus Jumalale. Ma usun, see on üks prohvetlik sõna selle koha peal siin. Võta, see kuulub sulle. Jumal on sinu varustaja. Halleluuja. See on sinu oma. Jumal on huvitatud sellest, et sul võiks olla üks korralik sõiduriist. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Jumal on hea. Jumal on helde. Halleluuja. Ja 3 päeva nad tassisid seda kraami sealt. Neid oli palju, kes seda tegid. Neid oli palju, nad ei olnud ka paarikesi tulnud. Ma saan aru, kui sul oleks mõni paar inimest tulnud. Kogu see rahva seltskond tuli sinna kaasa.
Nad kõik tassasid seda kraami ja seda oli nii palju lihtsalt. Erinevat varandusi, ma ei tea, nad millegipärast spetsiaalselt lausa võtsid seda kaasa vist, nende jaoks vist. Jumal nagu inspireeris neid. Nad tulid sõdima, et nad võtaks veel igast varandusi ka kaasa. Kiitus Jumalale. Nii. Endo hobre alla trase fentola, rimocodre inostre elefodre stimpo, driito hogra antra, ste ekreni istose fro la prö nestöse poa. Alati olgu kiitus sinu huulil, sinu suus ja sa näed, kuidas mina tulen ja muudan asjad teise kohta. Kui sina oled see, kes kiidab, austab ja tänab mind, siis sa näed, kuidas mina sekkun olukordadesse, mis on aastaid olnud sinu tee peal ees, mis on aastad sul takistanud teha minu tahtmist. Sa näed, kuidas need kukuvad kokku, sest sina oled usust tulnud minu ligi ja haaranud kinni mu sõnast ja öelnud, et see Jumal on hea, see on helde, see on Jumal, kes on varustaja, see on Jumal, kes on tervendaja ja sa näed, kuidas mina tulen ja äkitselt muutuvad olukorrad, äkitselt sa näed üleloomulikku varustust, äkitselt sa näed imeloomulikke imesid, mida sa ei ole osanudki oodata ega aimata. Need on su käeulatuses kogu aeg olnud, seepärast tõsta oma hääl julgelt ja kindlalt teades, et mina olen Jumal, kes teeb seda, mida ma olen tõotanud ja mida mina oma sõnas olen lubanud. Seepärast võta sellest sõnast, võta see oma huulile ja täna selle eest ja sa näed, kuidas see saab ka sinu silmade ees reaalselt nähtavaks. Kiitus sulle, Isa, austus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, täna Jumalat, muutuste eest. Asjad, mis iganes on aastaid sind kinni hoidnud, on need terviseprobleemid, on need rahaprobleemid, üks pidev ots otsaga kokku saamine, üks pidev elust läbi venitamine. Täna Jumalat, läbi murrangute eest nende eest, halsedes, tänu Jumalat tervenemise eest, tänu Jumalale varustuse eest, halleluuja, täna Jumalat lahenduste eest suhetes, tänu sulle, Isa, halleluuja, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, sinu üleloomuliku varustuse eest, tänu sulle, Isa, tervenemiste eest, kiitus sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, läbi murrangute eest, tänu sulle, Isa, võidu eest Kristuses, tänu sulle, Isa, sina oled Jumal meie ravija, sina oled Jumal meie vabastaja, halleluuja, kiitus sulle, Isa, halleluuja, kiitus sulle, Isa, halleluuja, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, halleluuja, austus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa, halleluuja, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa, austus sulle, Isa, kiitus sulle, Isa. Kas sa kujutad ette, see võis midagi umbes samasugust olla, kui olid seal samas Jumalat kiitmas? Ja vaenlased hävitati seal kuskil eemal. Umbes sarnaselt see võis välja näha, just. Võib-olla see sõnad olid natuke teistsugused, aga midagi analoogset, selline julge, innukas, põnevil kiitus sellest, et Jumal teeb seda, mis ta on tõotanud, ta teeb seda, mis ta oma sõna on ütelnud. Ma ütleb, aga see on ju fanatismi moodi. Ei, see ei ole fanatismi moodi. Jeesus ütles ka, kui tema jüngrid tulid ja hakkasid ka sellisel kombel kõvahäälselt kiitma, ta ütles, et kui nemad vait jäävad, siis hakkavad need kivid kisendama. Miks ta võrdleb seda kisendamisega, sest et see kõlaski nagu kisendamine. Meie eesmärk ei ole lihtsalt kisendada lisendamise pärast, aga kui see väljendab sinu südant, siis sa võid julge häälselt Jumalat kiita, hõisata. Ta ütleb, aga ma ei ole harjunud sellega, see kirikus või kogudus, mis ma kunagi käisin või olen käinud, seal ei tehtud niimoodi. Ei ole minu probleem sellega tegele, mina ei ole selle kiriku pastor ega juht, aga kui ma näen, et Jumala rahvas kiitis ja hõiskas ja tänas Jumalat, siis meil on põhjust seda täna teha siin. Meil on põhjust seda teha. Meil on põhjust heita maha traditsioon, komme või see arvab nii või too arvab nii ja minna ja teha seda, nagu nad Jumala sõnas tegid. Kõvahäälselt nad kiitsid, kas sa märkad, selmal kesköötunnil Saulus ja Siilas nad tõstsid oma hääle Jumalale poole nii, et seal vangid kuulsid. Seal ei olnud papist seinad,
Seal ei olnud papist seinad, seal ehitati kapitaalsest kivist seinad ja see kostis kiviseintest läbi teistele vangidele, sest et nende hüüd oli nii kõvahäälne, sest et nad ei saanud vait olla, sest Jumal oli andnud neile võidu, isegi kui nad seda ei näinud, isegi seda ei tundnud, isegi kui olukorrad olid vastupidiselt, nad tõstsid oma häält Jumala poole. Samamoodi Abraham, tema andis oma hääle Jumala poolt, et Jumal on vägev tegema seda, mis ta on tõotanud. Ta vaatas oma naise peale, naine ei ole võimeline last saada, vaatas enda peale, mina ei ole võimeline last saada, aga Jumal ütles, et mina olen paljude rahvaste isa ja mina otsustan seda uskuda ja ma annan Jumal sulle austust selle eest. Mina otsustan seda uskuda ja tema usk oli see, mis tõi talle selle, mida tema oli igatsenud ja mida Jumal tema ellu oli plaaninud. Samamoodi ka see rahvas, kes oli hakanud kartma nende sõdurite ees, nad tõstsid oma silmad Jumala poole ja Jumal ütles, et mina olen teile andnud võidu, see ei ole teie sõda, see on minu sõda ja mina toon selle lahenduse sulle. Kiitus Jumalale ja kui nad läksid sellel teekonnal, nad tõstsid oma hääle, ütlesid, et Jumal on hea ja tema hellus kestab igavesti. 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 Kiitus Jumalale. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, läbimurrangute eest siin koguduses. Isa, et see ei ole üksik emotsioon, see ei ole üksik sündmus, vaid et me täname sind läbimurrangute eest siin koguduses. Tänu sulle, Isa, ise inimesed tulbravad välja ahelatest, mis on neid kinni hoidnud. Inimesed murravad välja haigustest, mis on neid kinni hoidnud. Inimesed murravad välja rahalistest probleemidest, mis on neid kinni hoidnud. Isa, et me näeme läbimurrangut, me näeme läbimurrangut, me näeme läbimurrangut reaalselt. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, läbimurrangu eest. Tänu sulle, Isa, läbimurrangu eest. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, vabaduse eest. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, vabaduse eest. Tänu sulle, Isa, täie tervise eest. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et ma olen vaba. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Täie tervise eest. Tänu sulle, Isa. Kiitus 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 sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. 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 Halleluuja. Austus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Austus sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Austus sulle. Austus sulle. Tänu sulle, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Mitmed teist, kes võib-olla see tundus nagu natukene harjumatu, te näete oma elus vabanemisi ja muutusi. Mis pärast? Paulus ja Siilas kiitsid ja hõiskasid ja tänasid Jumalat ja vangid kuulsid ja aheled ei kukkunud mitte ainult neilt, vaid kõigilt vangidelt. Ja uksed ei läinud lahti mitte ainult neil, vaid kõigil vangidel. Kui sa oled osa siin sellest kogudusest, kas sa oled selle asjaga 100% kaasas, kas sa lihtsalt seda mõistad veel või mitte, Jumal annab sulle vabaduse sellegi poolest. Jumal annab sulle lahenduse sellegi poolest. Jumal annab sulle muudatuse sellegi poolest. Jumal annab sulle läbimurrangu sellegi poolest. Hoolimata sellest. Jumal on see, kes on hea ja tema hellus kestab igavesti. Jumal on hea ja tema hellus kestab igavesti. Sa mõtled, mis need fanaatikud siin kisavad, aga Jumal teeb sinule lahenduse, annab sinule lahenduse. Kiitus Jumalale, Jumal toob sulle muudatuse, toob sulle läbimurrangu, sest ta on hea, ta on helde, ta on helde. Kiitus sa, Isa, kiitus sa, Isa, kiitus sa, Isa, tänu sulle, Isa, kiitus sa, Isa, kiitus sa, Isa, tänu sulle, Isa. Halleluuja! Oli Jeriko müüri ümber käinud, 7 tiiru ära ja jõudnud sinna looni praegu. Aga seal loo lõpus oli üks fraas, kus Jumal ütles, karjuge, sest Jehova annab teile linna. Mõni ütleb, et kas sellist tüüpi asi on piibel niimoodi käib. Jumal ütles, karjuge.
Teatud situatsioonis ja teatud õhutusel võib vahest olla see väljendus väga julge, et sa olid aru saanud, et see võit on nende oma. See lind kukub praegu kokku siin samas meie silme all. Me ei saa siin vait olla, me ei tee hiire piuksu, me lausa karjume kui vaja. See ei pea olema igapäevane praktika ja me ei pane sellele põhi oma rõhku, aga teatud situatsioonides on Jumala vaimu õhutus just sellisel viisil. Ta ütleb karjuge. See linn kukub kokku, see sein kukub kokku. Ja kukkus kokku. Ja see kukkuski kokku. Ja see kukkuski kokku. See on midagi, mis sa näed vaimus tegelikult. Ma ei räägi sellest loosta. Sel hetkel, kui sina hõiskasid, siis Jumal kukutas kokku selle asja. Jumal lammutas selle asja ja sa kiidad jätkuvalt edasi. Ja ühel hetkel on siin, ta on. Kõik, mida te palute, anute, uskuge, et te seda saate ja siis see saab teile. Sa usud, et see on sinu oma. See on sinu oma. See on sinu oma, see lahendus. See läbimurrang on sinu oma. See muudatus on sinu oma. See on sinu oma. Sa usud, et see on sinu oma. Abraham uskus, Jumal on nimetanud mind paljude rahvaste isa. Ma olen paljude rahvaste isa. Ta otsustas uskuda. Täna Jumalat jätkuvalt edasi. Selle eest see on sinu oma. See on sinu oma. See on sinu oma. See on sinu oma. See on sul käes. Sa ei tunne seda, sa ei näe seda võib-olla sel hetkel, aga see on sinul käes. See on sul käes. See on sul käes. Ma usun, me saame mitmeid tervenemise tunnistusi kuulma. Selles mõttes, et inimesed, kes on saanud kätte selle, mis nad on, kindlasti on kinni haaranud, saab reaalsuseks. Ära loobu sellest homme või ülehomme või mis iganes, jää selle juurde edasi. Täna Jumalat jätkuvalt selle eest. Mõne puhul tuleb need sümptomid tagasi, täna võib-olla kadusid, tulevad tagasi, ütled, isa, ma tänan, sina ei ole valetaja. Ja kurat ei tule enam tagasi mulle neid tooma, mulle ei kuulu see haigus, mulle ei kuulu need valud, mulle ei kuulu see rõhumine, sest Jumal on mind vabastanud sellest. Ma olen vabaks tehtud. Kristus on mind vabaks ostnud. Kristus on mind vabastanud sellest. Ta kuulutas mulle vabaks saamist. Ma olen vaba sellest sidumisest. Amen. Ta kuulutas mulle vabaks saamist. Amen. Mõne jaoks on see, et äkitselt tekivad mingid võimalused. Uued võimalused raha teenida, oma sissetulekut suurendada, äkki need uksed avanevad su jaoks. Sa ei oska öelda, kus need tekkisid äkki. Äkki tekivad mingisugused kontaktid. Vahest tuleb lihtsalt mingi üleloomulik soosing. Erinevad asjad, mis võivad juhtuma, ma ei saa ette kirjutada, mida Jumal võib teha. Selle käigus sina jätkuvalt tänad Jumalat. Tänad Jumalat jätkuvalt. Äkitselt plakis, midagi muutus, midagi toimus. Äkki ühel hetkel sa avastad, sa ei loegi enam kuu lõpus enam oma viimaseid sente. Sa ei peagi arvestama, millal järgmine palgapäev tuleb, sest sul on üle. Ja sul on üle. Miks pärast sa annad Jumala austust ja juba annad ennem seda, kui see toimub isegi Jumala austust. Amen. Niimoodi kiidad ja jätkuvalt kiidad Jumalat ja austad teda, kes on Jumal, kes on vägev, kes on Jumal, kes on sinu varustaja, Jumal, kes on sinu ravija, Jumal, kes on sinule andnud vabaduse, Jumal, kes on pannud oma armastuse sinu sisse. Tänu Jumala, jätkuvalt sinu huuled kiidavad
Ülistus koguduses ei ole sinu jaoks enam kohustus, ülistus ei ole sinu jaoks üks asi, mis tuleb ära teha, vaid see on midagi sellist, mis jätkub siinsamas paigas, sest sa oled seda juba teinud ennem juba. Sa oled tänanud, sa oled kiitnud Jumalat, sul on rõõm südames sellest vägevast, mis Jumal on teinud ja mis Jumal tegema saab jätkuvalt sinu elus. Austus ja kiitus Jumala, halleluuja, 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 halleluuja. Rahu, üleloomulik rahu, 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 rahu. Jumala rahu, mis hoiab sinu südame ja mõtted Kristuses Jeesuses. Vabadus muredest, stressist, pingetest, vabadus, vabadus. Jää sellesse vabadusse ja käi selles vabaduses. Igal päeval sa võid käia selles. Mis iganes ümberringi toimub, mis iganes inimesed teevad või ütlevad, ikka võid vaba olla, ikka võid rõõmus olla, ikka võid rahus olla, ikka võid, kui sinu jaoks see kehtis, võtta kaasa samamoodi endale. Ikka võid muredest vaba olla, ikka võid stressist vaba olla. See on see sõnades väljendamatud vahest. Piibel ütleb, et meil on vahest ütlematult suur rõõm, et see on see sama. Et sa lihtsalt ei ütle eriti palju midagi. Küsid, kas see on piibelik kogemus? Ja on, kui Jumal paneb sul pooleks aastaks suu kinni, siis tead, et oli küll piibelik kogemus. Siis sa leiad selle piiblist üles ka selle kirjakoha. Risti Johannese isal pandi, see oli rohkem kui pooleks aastaks. Kuskil 9 kuuks umbes pandi tal suuks kinni, et ta igasugust imelikku juttu ei räägiks. Nüüd ma ei tea, kas see on sinu puhul sama, aga sellega on erinevaid asju. Ja. Okay. Ja see... Ja kui nad seal oli see. Naine võib kinnitada täiesti kaine mees on. See on nii. Nii. Me nüüd ja kui sul on piibel, sa võid vaadata korra laul 126. See on siin. Üks asi, mis on väga oluline, et me aksepteerime seda, mis on Jumala sõnaga kooskõlas. Kus ta on? Ta on siin kuskil. Nii. Ma olen natuke valen vahemal, aga ta on 126. Ja ütleb, kui Jehova tõi tagasi Sioni vangid, siis olime nagu unenägijad. Siis oli meie suu täis naermist, meie keel oli täis hõiskamist. Siis üteldi pagana rahvaste seas, Jehova on neile suuri asju teinud, Jehova on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Ta nimetab neid unenägijateks. Ja ta nimetab, et nende suu oli täis naermist.
me näeme seda, et järelikult nende käitumine oli see, et nad hirnusid ja naersid ja siis, kui nad olid naernud, siis nad veel hirnusid ja kui nad olid ära hirnumise lõpetanud, siis nad naersid. Ja kui naermine oli ka hakanud otsa saama, siis nad läksid hirnumise peale üle. See on piibellik kogemus. See on piibellik kogemus, see on piiblis sees. See, et võib-olla mõni kogudus ei koge seda, see ei ole meie probleem. Aga see on piiblik kogemus. Kui see on piiblis sees, siis see on lubatud. See ei ole ebapiibelik, see ei ole veider, see ei ole fanaatiline. Amen. Kõik, mis on Jumala sõnas, meil on ka teisi kirjakohti veel, siis see on lubatud, see on aktsepteeritav. Nii. 4 pühipäeval, kui nad tulid sealt ülemisest toast välja, kui pühavaimu oli neid täitnud, siis ümbritsev rahvas süüdistas neid purjus olemises. Nüüd, kui inimene on purjus, siis tema käitumises on sellised natuke naljakad jooned. Ta võib-olla naerab, ta võib-olla kõigub, tema suu ja kõne ei ole päris korralikult enam kõigile ilusti arusaadav. Oled sa siin? Miks nad neid süüdistasid? Järelikult see, mis pühavaim nende juures tegi, see väljendus selliste asjade kaudu. Nüüd, kui see tohtis 4 pühipäeval olla, siis kui oli selline aeg, kus Jumala vaim valas oma vaimu võimsasti välja, siis kas see tohib tänasel päeval, kas me tahame 4 pühavaimu väljavalamisi, inimesed ütlevad, siis me peame ka aktsepteerima ka sellist tüüpi vaimu ja väe avaldusi. Aga mulle see ei meeldi, siis sulle ei meeldi Jumal ja tema sõna. Ma olen võib-olla karm niimoodi otse öeldes, aga ma saan aru, me alguses võib-olla ei pruugi mõista. Ma mäletan, kui ma esimesi kordi neid nägime, ei pruugi kohe neid asju mõista ja ei pea kohe tundma hirmsalt või halvasti ennast selle juures. Aga sellegi poolest, kui sa oled inimene, kes on siiralt koos Jumalaga käinud, siis see, mida sa oled kogenud ja siin näinud ja seda Jumala väge, mis sa oled ka tundnud siin, see ei ole nagu võõras sulle. Selles ei ole sellist vastikuse elementi. Oled sa siin või? Selles ei ole sellist mingi imelik kuidagi vuka nagu, saad aru, ma ei oska paremini seda sõnastada. Aga seesama vaim, kes on sinu sees, see tunnistab ühes sinu vaimuga. Ma mäletan esimest korda, kui Jumala vaim mind tabas, see kuskil 89, ma arvan isegi võis olla, või 90 kuskil, püha vaim, ja ma hakkasin naerma pühas vaimus. Ma ei saanud aru sellest kogemusest, aga ma tundsin ära, et see ei ole vale asi. Ma ei saanud sellest aru, mul ei olnud õpetatud, ma ei olnud kirjakohti leidnud, ma ei olnud printsiipe leidnud, aga ma sain aru, et see ei ole võõras. Samamoodi sa ei pruugi täna kohe sellest aru saada, sa ei pruugi sellest mõista, aga kui tee otsus, Jumal, sinu sõna räägib sellest. Ma aktsepteerin seda, ma võib-olla ei mõista, ma võib-olla ei ole seda isiklikult kogenud, aga ma saan aru, et see on üks viis, kuidas Jumal teeb vahest asju. Amen. See ei näita kellegi vaimulikkust, kas ta kogeb midagi või mitte, aga Jumal lihtsalt teeb asju nii. Amen. Ma arvan, me üritame kokku võtta selle asja, aga üks asi, mis ma tahan sulle südame peale panna, ära näe selles kui ühte lihtsalt mingit kogemust, vaid see on midagi sellist, mida Jumal tahab õhutada, seda harjumust, kiita, tänada Jumalat. See iga kord ei pruugi nii kõva hääl, nii lärmakas võib-olla olla, aga teatud situatsioonides sul on vaja see hüüd lasta oma südames või oma suust esile tulla. Jeeriko müüride juures Jumal ütles neile, kisendage. Teatud situatsioonis see võib olla sellisel viisil. See ei ole välistatud. See ei pruugi iga kord olla nii, aga see on üks kiitus ja üks tänulikkus Jumalale selle eest, et Jumal on andnud sul läbimurrangu. Kui sa lähed siit läbimurranguga. Sa ei lähe seda enam saama, sa ei lähe enam seda otsima, sa ei lähe enam seda taotlema. See on sinu oma. Mis iganes konkreetses ihiku sa endale võtsid silma ette või mille suhtes sa oled juba seismas isegi, täna Jumalat sellest, kui reaalse asjaga. See on sinu oma. Sa võid justkui seda oma vaimses käes hoida. Ma arvan, et isegi täitsa süke asi on olemas. Amen. Kiitus Jumalale.